Tere hommikust kõik minu lõustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Mul on ääretult hea meel näidata teile päikeseloojangu aega Vaikse ookeani rannikult, siit maailma servalt, Acapulco linna tagant, metsikust loodusest. Ja siin kohtuvad tuli, vesi, taevas ja maa ehk päike, tuleketas, vesi kui ookean, taevas kui lõputu meie hing, meie maagia ja rannaliiv kui maa, mille peal me kahe jalaga seisame. Ja ma teen seda ülekannet täna täpselt sama koha pealt, kus ma seisin aasta tagasi, kust ma tegin ülekande, mille pealkiri oli Mis Eestis tegelikult toimub. Ja minu aastatagune lindistus sai kokku 13 000 vaatamist. See on rekord, mis minu ülekannete aja jooksul on toimunud. Ja ega ei tahagi nagu midagi suurt lisada. Nende aastate jooksul olen väga palju rääkinud otseteest kuristikku. Te näete nüüd, et kuristiku tee ei olegi enam tee, vaid see on vaba langemine kõikides aspektides. Ma ei hakka neid enam kordama, ei siit ega sealt poolt, vaid ma tahangi teile näidata seda harmooniat, seda ilu, mis valitseb Vaikse ookeani rannikul, kuhu kõik inimesed võivad tulla ja mingi aja oma elust veeta, et puhata sellest saastast, et nautida elu, et kasvatada oma lapsi stressivabalt, pingevabalt, et saaksite öösel rahulikult magada ilma muremõtteta, kuhu te ühtäkki peaksite kusagile maa alla punkrisse peitu pugema, nii nagu on Eesti valitsusel plaan saata teid kuhugile varjendisse, juhuks kui tuleb kätte päev X. Ehk siis teid tahetakse elusalt matta kusagile maa alla, koos sireenidega, koos igasuguste valitsuste korraldustega. Ja te näete väga hästi, mis Ukrainas toimub praegust. Ukraina on käpuli. Ukrainast enam mingit head nahka ei saa. Sellest tuleb üks suuremaid inimkonna ajaloo sõjatandreid, mis laieneb kogu Euroopale võib-olla. Baltikumist me rohkem ka ei räägi, sellepärast sellega on ka asi selge. Ja selleks, et seda kõike kuulda ja mõista, ma postitasin Krutskisse Taavuse põrandaluse nii-öelda süvariigi siis asjapulgad, kus käis ka Eestist üks inimene, üks Madonna, Eesti primadonna, kunagine esileedi. Ja minge Krutskisse, te leiate selle Taavuse informatsiooni üles ja näete, missuguses globalistide vaimus räägitakse Ukrainast, Ukraina tulevikus, missuguses vaimus saadetakse sinna relvi, mis vaimus toimub nende mõttemaailm. Ja seal samas ma postitasin täna ühe väga selgesõnalise, adekvaatse ja puhta sellise formaadiga arutelu, kus ukrainlased räägivad asjadest nii, nagu need tegelikult on. Et mis siis tegelikult Ukrainas toimus, miks vallandati need valitsuse liikmed, seal mingisugused vallandamised olid, ma ei mäleta täpselt nimepidi, õigemini ei ole uurinud täpselt, aga nad räägivad selle kõik lahti ja nad ütlevad ilusti, et Ukrainaga on kõik, Ukrainas on 100 miljardit läbi tuulutatud korruptsiooniraha ära varastatud, 100 miljardit, kas te kujutate ette, ja see raha on sisuliselt kõik ära jagatud nende vahel, kes varustavad Ukrainat sõjaga. Nii et Krutski on avatud kõikidele, võite minna sinna Telegram-gruppi, kes tahavad siia Vaikse ookeani kaldale tulla elama, need jälgige ühe otsa piletit. Ja ma ei oskagi nagu rohkem mitte midagi öelda. Mõtlesingi, et teen 5 minutit, ütlen teile mõned sellised strateegilised sõnumid ja soovin teile igati kainet mõistust, selgeid arusaamu toimuvast. Olge valvsad, valmistuge ette, võtke mingisugused abinõud tarvitusele, võtke tarvitusele kõik võimalikud siis toimingud selleks, et kaitsta iseennast, oma lähedasi, oma lapsi,
keda iganes, keda te kalliks peate, sest suur sõda on algamas. Ja see ei ole naljaasi, vaid see on reaalsus. Sellised tuuled puhuvad ka Venemaa poole pealt, mitte ainult Ukraina poole pealt. Ja sellega ma lõpetan. See oli siis päikeseloojang, päikeloojus, ka mina lähen magama ja soovin teile ilusat päeva ja annan päikeseketta üle kõikidele teile. Aitäh!